Tere tulemast meie järjekordsesse kuu kokkuvõtte videosse. Tere! Meil on juulikuu mööda saanud, mis ühtlasi tähendab ka seda, et pooled farmipäevad peaks olema juba tehtud. Ma ei tea, kas tegelikult juba või alles, aga ühesõnaga pooled on tehtud. Ja vaatame üle, mis kuu see juuli täpsemalt siis oli meie jaoks. Mis tegime? Ja, väga palju aega sai veeritus farmis, aga oli üsna palju aega, mis oli farmist väljaspool. Juuli esimene nädalavahetus möödus meil siin samas piirkonnas. Käisime kohvikus, proovisime siin ühe kõige kuulsama, tuntuma mingi brunchi koha ära. Käisime, otsisime koalasid. Ma arvan, et kokku veetsime koalasid otsides kuskil 3-4 tundi. Koalata neid, aga mega ilus oli ikka. Nägime mingeid muid ägedaid kohti, ägedaid teid. Ja järgmisel päeval ehk siis pühapäeval otsustasime, et teeme midagi, mis on sellele kohale iseloomulik, miks enamus ilmselt siia üldse satuvad. Ja käisime veinikas, maitsesime mingeid veine, päris testingut ei teinud, aga lihtsalt võtsime 2 pokaali, proovisime, võtsime mingi snäkivaagna. Ilm oli mega ilus, koht oli mega ilus. Ja igaks juhuks mainime, et see ei olnud meie enda tööandja, kelle juures me käisime. Jah, aga vaatame siis täpsemalt juba videost. Ja. Tere hommikust! Või ma ei tea, kui hommik enam on, kell on 11 ja käes on laupäev. Austraallastel ikka pärastlõuna. Jah, lähme täna, ma ei tea isegi, mis me täpsemalt tegelikult plaanime, aga alustuseks on üks brunch siis vist Matši kõige kuulsamas hommikusöögi või brunchi kohas, et praegu nime absoluutselt ei mäleta, Albi and Esters äkki. Vaatame, kui kohaga jõuame, kas üldse kuskile mahume või mis seal täpsemalt toimub. Ja siis vaatame edasi. Äkki lähme teeme kuskil autoköögis ka süüa või lähme kuhugi matkama või ühesõnaga täiesti vaba kava ja väga päikseline ja mõnus ilm on. Ja, ühesõnaga kiirelt kokkuvõtte plaan. Kõigepealt lähme sööma, siis lähme vaatame, kas saame kuskil süüa teha ise ja siis lähme koju hakkame õhtusööki tegema. Jah, see on meie laupäeva plaan. Teise nädalavahetusel ka viinamarja puudust rahu. Pügada neid. Ka väga mõnus on siin päikse käes istuda. Meil on kohvikus käidud, natuke linna peal tuigerdatud. Kõht hakkab varsti uuesti tühjaks minema. Aga ütlesime, siis me täna sööme, teeme süüa ja teeme õhtusööki nagu põhimõtteliselt. Ja, aga vahepeal on ka mingeid tegevusi vaja teha. Siis lähme proovime, ma ei tea juba mitmendat korda, aga äkki õnnestub leida mõni koala vabas looduses. Meil on kavas selline koht nagu Lue. Meie majaomanik siis ütles, et seal piirkonnas nad on ja ma leidsin kohe Facebook grupi, mis on tõesti väga tihti tegelikult kuskil teede ääres nagu koalasid ka puu otsas näinud. Ma saan aru, et nad on aktiivsed küll hommikusel ajal, aga äkki meil õnnestub ka kell 2 päeval neid kuidagi märgata. Koala vist pidi olema aktiivne nagu ärkvel 4 tundi ööpäevast, ülenda magab. Ja aktiivne olema siis hommikul või päikseloojangul ka, et ootused pigem on väiksed, aga äkki kui me nagu ikkagi käime niimoodi pidevalt neid otsimas, siis mingi hetk me näeme nagu vabas looduses ka nad ära. Ootus on suur, lootus on väike. Ja, aga hakkame sõitma umbes pool tundi siis Matšist. Ja siis äkki saame kuskil, leiame mingisuguse rahulikuma väiksema koha, kus endal ka lõpuks seda
taga autokööki kasutada. Et me pole veel sellist sobivat hetke tõesti leidnud, kogu aeg räägime, et me peaks nagu minema ja tegema süüa kuskil, aga täna on selleks lõpuks siis nagu siuke mõnus ilm ka. Kurb, kui see ka poleks, siis ei ühtegi kui alati. Aga sõit oli selles mõttes vähemalt tore siin, väga siuksed ägedad maateed ja saime omal autoköögis süüa lõpuks teha siin piirkonnas. Aga täiesti uskumatu, kui keeruline neid kohalasid leida on. Nende puhul vist tõesti kehtib see, et kui sa nagu tuled eraldi kuhugi otsima, siis sa lihtsalt ei näe. Aga kui suvaliselt sõidad kuskil, siis võib-olla kunagi joppab, aga ma ei tea, natuke siuke, neid vist on nii vähe või nad magavad nii palju, et neid ongi raske nagu üles leida. Nii et jah, ma arvan, et tõmbame tänasele päevale otsa suht alla, võib-olla veel tagasi teel peaks ka need ägedad vaated olema ja ägedad teed olid igatahes, nii et jah, vaatame, mis homme teeme põnevat. Väga mõnus päev oli ikkagi. On kätte jõudnud pühapäev ja kuna me oleme nädala sees ilmselgelt vähe kuskil Viinamarja põldudel, siis lähme aitame ka teisi Viinamarja kasvatajaid. Me vaatame ühe teise põllu üle. Enda ülemusele ei ütle sõnagi. Jah, lähme toetame kohalikke. Ja. Et plaan on siis minna sellise kohta nagu Love kirjutatakse 2 veega. Ma häälduse osas ei ole praegu kindel, kuidas seda öeldi. Aga ühesõnaga üks kõige tuntum Viinamarja istandus. Veini tootja vist siin siis ja kasvataja tootja, mis iganes. Et jah, seal peaks saama mingit näksi natuke ja veine degusteerida ja me ei ole nagu erilised veinisõbrad, aga vaatame, kas midagi leiame meie maitsele. See on lihtsalt selline tegevus, mis saab panna listi, et check, et siin piirkonnas lihtsalt kohustuslik on kuskile veinikasse ikkagi niimoodi minna ja vaadata. Lähme vaatame, võib-olla on üle rahvastatud, et ei mahugi, sest eelmine laupäev me olime ise tööl ja meie töökoht oli ka väga täis. Ja, võib ka seda juhtuda tõesti. Lähme sõidame, see asub meil suht töökoha kõrval ka, nii et tuttav tee jälle minna. Nagu ikka. Tänane põhitegevus sai meil siis tehtud. Palju kaua me olime siin kokku umbes üle tunni ikka. Et, väga ilus koht. Väga ilus koht, väga tegelikult normaalse hinnatasemega. Jälle, kui me Eestiga hakkame võrdlema, siis see on väga normaalne. Tegelikult ei tea, võib-olla me lihtsalt oleme Eesti hinnad natuke ära unustanud. Võib-olla, jah. Ühesõnaga nagu tegelikult oli väga, kuidagi nägi väga peen välja, aga tegelikult olid hinnad normaalsed ja sai korralikult nautida. Et võtsime isegi mingi selle snäkivaagna. 2 veini, snäkivaagen. Isegi vein oli täitsa joodav. Me ei ole lihtsalt suured veinisõbrad. Me ei tea veinidest mitte midagi. Me saatsime sellest menüüst ChatGPT-le pildi ja küsisime, et
mida algajaselt võtta võiks. Jep, aga need, mis ta meile välja valis, olid tegelikult täitsa okeid ja No ei, aga päris hea. Igati normaalne käik oli ja lähme siis koju ilmselt homseks sööki ette valmistama, vlogi töötlema ja niisama chillima. Siuke rahulik pühapäev pigem. Siis kuna Sydneys oli päris tore jäädvustada ka enda või meie mõlema tööpäevi, siis mõtlesime teha sama ka siin. Et ega meil väga palju seal midagi ei muutu töö juures või nagu eriti palju klippe ei olnud millestki filmida, aga natuke aimu annab ikka, mida me täpsemalt seal teeme. Üsna üksluine, aga vähemalt teeme. Tere kolmapäeva hommikut, meie oleme teel tööle. Mõtlesime, et kuna Sydneys näitasime, milline meie igapäev välja näeb ja mis me täpsemalt tööl teeme, siis oleks tore ka seda tööd jäädvustada, mis meil praegu on. Ma küll ei tea, kas me kõik oma farmipäevad ikkagi selle töö juures tehtud saame, sest et ütleme, et käed hakkavad vaikselt alla andma, aga vast ikka proovime hakkama saada. Meil hakkab tööpäev siis 7-st, liigume sinna matši kaudu mingi 45 minutit umbes kokku, et päris hea trip, sest et me võtame ühe teise töötaja ka veel matšist peale ja ütleme jah, et 10 tundi tööpäeva on meid siis ees ootamas, kui me kohale jõuame. Ja ma ei tea, kui palju me täna sellised jutuklippe teeme vahel, et ilmselt mitte eriti palju, sest et töö juures oleme me teise töötajaga koos, kodus on meil majakaaslane, et siis võib olla natuke imelik hakata vlogima, aga klippe teeme ikka nii palju, vaatame nii palju, kui me filmida saame. Kell on saanud 10:30, meil on esimene siuke väike vetsupeatus käimas, me töötame kuskil kaugel tagapõllul, nii et me kogu aeg, kui me vetsu tahame, siis me käime autoga. Jah, nii palju on tehtud tööd siis ja lõunani on siis 1,5 tundi aega. Kell on saanud 5:30 ja me oleme jõudnud matšisse tankima. Tööpäev kestis kaua, isegi vist 20 minutit või umbes niimoodi läks üle. Väsinud on olla, nagu ikka, väga suss. Et ainus motivatsioon oli see, et me teadsime, et homme on suure tõenäosusega vaba päev, nii et jah. Sai pika päeva jälle tehtud, et me olemegi nüüd üritanud sellist graafikut endale luua, et töötame 4 pikka päeva ja siis saame ühe lisapäeva vabaks endale, kas siis nädala keskel või kuna iganes me puhkust tahame, sest ütleme, et see töö on ikkagi kehale või just nagu kätele päris kurnav, et mingi hetk mul hakkasid mingid närvi või mul on põhimõtteliselt niimoodi, et käsi kogu aeg suriseb lihtsalt, see põhilõikamiskäsi, et neid käsi ei saa nagu väga vahetada ka, et vasaku käega eriti ei saa midagi teha ikkagi, et pead kogu aeg kasutama ühte kätt, pikad päevad teed täpselt sama liigutust terve päev, et nüüd elektriliste kääridega on natuke lihtsam, aga ikka väsib ära, nii et jah, aga ütleme, et tänaseks või üks nädal sai jälle nii-öelda töönädal kirja. Lähme nüüd koju 0,5 tundi ja hakkame süüa tegema ja siis filmi vaatama, et täpselt sellised meie päevad enamasti siin välja näevadki. Jälle õhtuti väga midagi muud teha ei jõua, lihtsalt tahaks nagu koju minna ja lõõgastuda, et jah, teeme mingeid klippe veel, ma ei tea, kas jutuga, aga vaatame, mis see õhtu toob. Kuna meil ülemus on üsna chill ja laseb meil väga palju ise otsustada, kuna me töötame,
siis kuidagi on sattunud asjad nii, et neljapäevad oleme enamasti endal vabaks teinud, et natuke käsi puhata oksakääridest. Siis samal ajal on ka neljapäeviti Kulgongis üks hea kohvik, saiakoht, mis on avatud hommikul kella 7 täpselt nii kaua, kuni neil saiu on. Ja läksime, proovisime ka selle ära, vaatasime. Meie majaomanik on seda taevani kiitnud siin, et pidi olema mingi piirkonna parim koht. Ja siis ärkasimegi hommikul üsna hilja meie kohta. Ma arvan, et kuskil 6:30. Aga läksime siis otse sinna saia kohta. Võtsime omale doonuteid vist too päev, sest ma arvan, et kaneli saiu ei olnud. Võtsime kohvi ja läksime matkarajale jalutama. Päris äge, hommikul mingi kella 10 on kõik sammud juba täis ja kõik tehtud, mis päevategevused üldse planeeritud on. Et ülejäänud neljapäevad enamasti meil möödusid nagu tubasena. Saime mingid olulisi asju teha, mida muidu tööpäevadel ei jõua lihtsalt. Meie vabapäeva hommik näeb välja selline, et kell 7 on ikkagi äratus. Meil on siin Kulgongis üks väike pagarikoda, mis töötab ainult 4 päeviti 7 kuni selle ajani, kui välja müüakse. Ehk siis meil majaomanik on seda väga kiitnud ja järjekord pidi kell 7 nagu juba suur olema. Et ma ei tea, kui hea see peab olema, aga lähme vaatame üle. Et võtame ilmselt midagi, mingid saiaksed või mingid asjad ja kohvi ja siis lähme kuhugi loodusesse. Lähme vaatame, sõidame ringi. Mega hea cappuccino võtsime sealt ja 4 doonutit. Tulime The Trip Walking Tracki piknikeriale, aga lähme siis teeme ilmselt mingi väikse jalutuskäigu siin ka. Kui hommiku jalutuskäik. Ja siis, ma ei tea, äkki pärast peatume veel seal allpool olid ka nii ägedad mingid siuksed teeäärsed kohakesed hästi ilusa loodusega. Nii et see piirkond on ka mega äge. Sööme ära ja siis lähme jalutama. Meil on väike drooniparandus keset sellist vaatepunkti. Drooniga üldse eile väike õnnetus, et otsisime ülemuse koera mööda põlde taga ja siis Sander sõitis viinamarjapõõsasse kinni ennast lihtsalt. Aga seal on taga on tegelikult emud ja kängurud ja rebane oli ka kuskil, nii et full loomad ja päris ilus koht tee ääres niimoodi. Väga mõnus, vaatame, kas teeme mingi kohvi ka siin või lihtsalt chillime ja naudime veits. Siis mahtus juulikuusse ka üks suurem roadtrip. Võtsime ette suuna Sydney poole tagasi, umbes siuke 2 tunni kaugusel võib-olla Kulgongist, võib-olla natuke rohkem. Käisime looduspargis nii-öelda jalutamas, matkamas, et siuke väike jalutuskäik oli väga ilusate vaadetega. Tegime autoköögis süüa, nautisime ägedaid vaateid, ägedaid teid, et jah, väga äge siuke sisutihe päev vahelduseks oli. Tere laupäeva hommikut! Tere hommikust! Meil on täna kavas päris suur roadtrip, selle piirkonna kohta vähemalt. Et lähme liigume tagasi Sydney poole natuke, kuhugi mägedesse veidi rohkem. Pagoda Lookout on esimene vist, mis meil plaanis on, 1.5 tundi sõita. Ja siis äkki mingid kämpimisalad veel, kus äkki süüa teeme. Lähme vaatame mingid ägedaid vaateid, mingid matkarada, nagu ikka. Maastik on siin lahe, nii et
Sõitan vingi igal juhul. Igale poole lähed, pole kuhu lähed, tegelikult on äge ja nagunii. Nii et jah, sellised on praegu plaanid, nagu meil ikka kombeks tavaliselt nädalavahetused, et lähme avastame, liigume ringi. Teeme nii. Google Mapsis oli sellele kohale jäetud täpselt 4 review'd, aga vist ei oskaks midagi rohkem soovitada. Siiamaani siin Matši piirkonnas vähemalt meie lemmikmatkarada. Okei, Matši piirkonnas ei ole, natuke kaugemal, kuskil tund aega vist sõitu Matšist. Aga mega vinge on, mega mõnus on. Rahulik, rada oli lihtne tulla, vaated on üliilusad ja teed olid enam-vähem head. Ühesõnaga, mega lahe ja ma arvan, et tuleme kindlasti tagasi. Aga nüüd lähme vaatame veel mingid muud kohad üle, mis meil tänaseks plaanitud olid. Me nüüd jõudsime oma camp kohta. Selline jõe ääres. On päris palju rahvast ka. Seal on autod ja seal on laager. Seal on laager. Väga-väga ilus koht. Nüüd me jõudsime natuke, sõitsime vähemalt sellisest kohast, mis meenutas juba natuke Eesti metsa ka. Aga teeme siin nagu ikka oma makaronid tuunikalaga ära. Kõige lihtsam meie tavakas selline camping-toit on lihtsalt makaronid keeta ja siis mingi sugune tuunikala. Praegu on meil selline, kui ta fookustataks, siuke, et see peale ja siis saab söök kiiresti valmis, loodetavasti. Kuidas kommenteerite? Kokonoos. Jõudis kätte meil järjekordne neljapäev, mille me jälle olime endal vabaks teinud. Mõtlesime jälle, et lähme võtame saia, aga jõudsime kohale äkki kella 8-ks, meie saia koht oli kinni. Ehk siis läksime võtsime kuskilt mujalt endale mingi kohvi, mingi maiustuse hommikuks ja jalutasime koju tagasi. Vist käisime kuskil Kaltsukas ka, natuke poodides. Aga samamoodi sattus niimoodi, et kella 9:30 olid kogu päeva asjad tehtud ja nagu ikka. Edasi olime kodused. Siuke rutiin on ikka siin, ütleme, täiesti teine ja mis võrreldes näiteks Eesti eluga, et ütleme, kella 10 on päevased sammud kogutud ja tõesti kõik päevatoimetused tehtud, sest uni lihtsalt läheb nii vara ära. Nagu vanainimesed. Peaaegu. Sellele neljapäevale järgneval nädalavahetusel juhtus aga hoopis nii, et jäime haigeks. Et pühapäeval jõudsime veel nii palju teha, kui tervis kannatas. Käisime ühes Matši kuulsaimas pagarikojas, Altea Paisin. Oli väga äge. Ja jalutasime ka siis ühel linnaäärsel matkarajal, mis on päris tuntud. Aga pigem ka siuke chill päev. Ja sellele järgneval nädalal olimegi juba
ikka tõsiselt haiged, nagu mina olin rohkem kui Sander, aga pigem vist jah, siuke põlluhaigus, kõha ma ei tea, käisime palavik otseselt ei olnud, aga siiamaani on siuke veits vindu või midagi imelikku. Ja, et käisimegi täitsa haigena tööl ja olid mega külmad hommikud ka veel lisaks kõigele ja siis ühe päeva võtsimegi täiesti vabaks ka, et natuke taastuda. Tere pühapäeva! Me oleme sellel nädalavahetusel natuke haiged olnud, siis midagi väga teha ei ole. Minul on nohu, kurk valus. Maarjal oli eile veits allpool, täna vist on parem, aga küll jõuab tema kord ka kätte. Loodame, et ei jõua. Mingi viirus on jah natuke kallal, aga mitte midagi hullu. Aga mõtlesime, et ajame täna ikkagi välja ennast kodust. Ilm on ilus, nii et lähme võtame kohvikust paar saiakest, vaatame ühe kohvi võib-olla ja naudime natuke seda, tahaks öelda, et sügisest matšit, sest puud on veits värvilised ja lahe on. Aga tegelikult on südatalv ja loodetavasti äkki ikka mingi hetk hakkab hoopis soojemaks minema. Ja koht, kuhu me lähme, on Altea by Zinn. Peaks olema selle sama Love Gate'i kohvik ja üks kõige kuulsamaid siin. Et vaatame, kas on ka midagi head. Nüüd jah, top rated. Jah, et kas on haipi väärt. Ütleme nii, et kell 2 pannakse koht kinni, me jõudsime 12:30 siia ja meil on põhimõtteliselt kõik, mida leti peal üldse veel oli, et mingi brownie ja mingi sausage roll ja üks cappuccino, nii et tuleb teinekord tagasi tulla vast midagi nagu rohkemat saada. Me nüüd otsustasime, et tuleme teeme väikse jalutuskäigu ka ikkagi. Oleme sellises kohas nagu Putapuka Wetlands. Kuidagi nad hääldavad seda väga teistmoodi, vähemalt nüüd majaomanik, aga Patapaga. jah. Siuke jalutusrada väike lihtsalt matsiservas. Selline mingi järveke ja natuke loodust. Siuke rahulik väike, täpselt siuke rahulik päevaka meile. Et ega täna ilmselt midagi muud väga ei teegi, et siis lähme edasi koju. Juuli viimane nädalavahetus möödus meil hoopis teistmoodi, kui meil siin põldude vahel need möödunud on. Ehk siis käisime Sydneys, olime reedest pühapäevani linnas. Põhjuseks lihtsalt see, et minul siis eelmine tööandja kutsus mind appi sinna mingeid asju tegema. Ja siis mina olin tööl, Maarja oli linna peal, võtsime kaasa ka teised töökaaslased põllu pealt endal ja tegevust oli kõigil. Väsisid ära kõik, palju rohkem kui põllu peal töötades. Meie Airbnb on sellise vaatega see nädalavahetus. Päris võimas on see. Ütleme, et seal väga pläkutamise klippe teha ei saanud, sest et oli mingi töösatsiga koos ja päevad olid väga pisid. Aga pühapäeval käisime ka tatoveerimas. Siuke huvitav asi. Võib-olla. Tuli selline väike mõte. Väga eksprompt. Mis võib-olla pole kõige parem idee tavaliselt, aga siiani oleme rahul. Ja siis oligi juuli põhimõtteliselt läbi, et üks vaba päev mahtus meil sinna veel, neljapäev. Käisime matšis, võtsime Acai Bowli, ainsast kohast, kust matšis seda saab. Et proovisime ära ja siuke jälle rahulik, aga natuke mingit tegevust päeva jooksul. Tere tulemast meie neljapäeva. Nagu kuidagi on kombeks saanud, siis neljapäevad üldiselt on meil need vabad päevad siis nädalas, mis me oleme tekitanud, välja arvatud eelmine nädal, kus me siis käisime Sydneys. Eelmine neljapäev oli ka vaba. Jah, sest me võtsime lihtsalt haiguspäeva, me olime suht ikkagi rivist väljas või no mina eriti kuidagi lõpuks lõpetasin selliselt, et mingi viirus või haigus ikkagi suht maha niitis. Aga nüüd oleme
ütleks, et on parem olla ja on sihuke esimene vaba päev üle pika aja, kus päriselt jaksab midagi teha ka. mitte, et ma väga palju teeks, et kell on juba sihuke pärastlõuna ja meil ei ole eriti tegelikult tänaseks plaane. Oleme koristanud tuba ja toimetanud erinevate oluliste asjade kallal. Aga nüüd otsustasime, et lähme vahelduseks matšisse. Ja Suurlinna. jah, vaatame, mis seal toimub. Võib-olla mõnes poes jälle ringi vaadata ja äkki proovime ka ära, kuidas on matšis siis Acai Bowl. Üks koht seda ainult pakub. Poodides saab ka osta ja ise teha, aga see ei ole ikkagi päris see, et äkki on kohvikus ka lähme lootust saada midagi head. Ühesõnaga, siuksed nagu rahulikud plaanid, nii nagu siin maal ikka. Meil on siin nüüd matši ainus Acai Bowl, ta kuskilt saab. Näeme teist tõesti, kuidas on veits kahtlane koht oli võib-olla ostmiseks või siuke, et mida uuesti kuhu läheks. Nagu Acai Bowl ikka. Päris hea. Veits vesine, aga hea. Mina ütleks, et Acai Bowlist on pigem asi kaugel, et mitte pigem väga hea. Natuke on maitset üldse juures, aga pigem siuke mingi marjakaus lihtsalt. Ühesõnaga ju tuleb ikka siit niist võtta või ise teha siin Acai Bowli. Okei, tegelikult võib natuke sõnad tagasi võtta, et päris hea Acai Bowl ikkagi oli. Acai oli nagu Acai ikka, veits oli vesine. Aga see mingi pistatsiakreemimästud, mis peal olid päris head. Teenindus oli lihtsalt näme. Jah, see natuke rikkus kuidagi selle kogemuse ja ma ei ole kindel, et me uuesti seda võtame. Aga... Võib-olla selline isegi mitte halb teenindus, vaid siuke Eesti keskmine. Ei tea, ja võib-olla lihtsalt siuke veider koht veits ka, et täitsa inimesi ühtegi ei olnud ja siuke. Aga ma arvan, et nüüd me tulime ühte vaatepunkti seda Acait nautima ja kuna siit lähedal me teame, et peaks olema palju kängurusid, siis äkki lähme natuke vaatame neid, otsime neid ja lähme jalutame niisama. Ega meil siuke vaba kava, vaatame ringi. Selline meil see juulikuu siis oli. Võib öelda, et oli mingil määral ikkagi jooksmist, tegevust palju. Samas võrreldes Sydney eluga ülirahulik, energiat jäi üle vist rohkem mõlemal. Matši piirkonna kohta vist võib öelda nii palju, et me oleme endiselt oma valikuga üsna rahul. Kindlasti annaks teenida mujal palju paremini brigadutööd, mida iganes, aga siin on lahe, siin on mõnus, siin on töökaaslased lahedad, ülemus lahe. Ja mega sõbralikud inimesed on kõik ja nagu tegelikult ei saa öelda, et ma ei tea, ma arvan, et meil on väga vedanud sellega, kus me oleme ja saame oma farmiga ikkagi teha. Et sai vist lühem video seekord kui tavaliselt, aga loodame, et meeldib sellegi poolest. Võite teada anda, kas pigem eelistate pikemaid või lühemaid videoid. Et eks me vaatame jooksvalt, kui palju meil tegevust, kus parasjagu on ja mis me, ühesõnaga, kui palju me filmida jaksame või kuskil käia jaksame. Nii palju kui on meeles, nii palju filmime. Ja eesmärgiks praegu siis on farmipäevad ära tegemine, et oleme pühendunud sellele ja kui jääb vabu päevi, kus jõuame midagi muud teha, siis teeme. Loodame, et oli ikkagi põnev vaatamine ja näeme siis järgmine kord uues videos. Näeme järgmises vlogis. Ja, lähme tripime.